Naftastrateegia pöörded sõja ajal võivad sul pea ringi käima panna. Võid küsida, kas jutt on Ukraina või Iraani sõjast? Minu vastus on jah. Täna keskendume olukorrale Ukrainas. Sel nädalal korraldas Ukraina mitu suurt rünnakut mõne kauge naftataristu vastu. Plahvatused on rivist välja viinud umbes 40% Venemaa ekspordivõimekusest, tühistades eelised, mida Venemaa lootis Iraani sõja tõttu vähenenud toornafta pakkumisest. See on oluline hetk konfliktis ja vajab rohkem tähelepanu. Aga lähme ajas tagasi, sest on oluline mõista, mitu korda Ukraina on oma täpset naftataristu strateegiat muutnud ja miks ta neid muudatusi on teinud. Oled ilmselt sellel kanalil seda ajakiirendust juba mitu korda näinud. See järgib Ukraina energiataristu kampaaniat alates eelmise aasta keskpaigast. Kui ootad hetkeks pilgutamata, näed, et enamik sihtmärke on nafta rafineerimistehased. Vabandust, et jälgimisgraafik lõpeb 2025. Aasta lõpus aga Maduro ja Ajatolla segasid mind. Piisab öelda, et kampaania on jätkunud ja arenenud. Kampaania alguses olid sihtmärgiks rafineerimistehased. Need on nafta väärtusahela tipus. Toornafta on vähem väärt kui korralik bensiin. Kui hävitad rafineeritud tooted, on nende valmistamiseks kulunud tööjõud ja kapital raisatud. See ei teinud asja hullemaks, et rafineerimistehased on suhteliselt kergesti rünnatavad sihtmärgid. Kujuta ette täispaake tuleohtlike vedelikega, mis seisavad lageda taeva all, oodates süütamist. Just sellist võimalust Ukraina sooviski kaugmaa drooniprogrammi algfaasis otsida. Pole vaja mõelda, kuidas panna droonile suur lõhkepea. Too lihtsalt väike laeng kohale, ülejäänu teeb Venemaa varustus ise. Strateegia muutus, kui CIA leidis rafineerimistehastes osa, mida Venemaal oleks raske parandada. Ukraina võiks sihtida seda osa, mitte kütusemahuteid, et iga rünnaku mõju mitmekordistada. Ameerika Ühendriigid aitasid kogu aeg droonide teekonda sihtmärkideni planeerida. USA luure suutis samuti palju paremini näha, kuidas Venemaa oma kaitset igal konkreetsel ööl korraldas ning seetõttu sai Ukraina õppida, kuidas neid vältida. Valge Maja oli rahul, sest pakkumine eemaldati maailmaturult. Kuna USA on netoeksportija, oleks see riigi jaoks majanduslikult tasakaalus. Bensiinihinnad võivad tõusta, kuid tarbijad ei pruugi seda märgata. Jäta see mõte praegu meelde. Tead, sind ei üllata ilmselt, et kütusehinnad on praegu uudistes domineerival kohal. Need võivad ameeriklastele maksma minna rohkem kui nende tulumaksu tagastused ja isegi postiteenistus lisab nüüd pakisaadetistele kütuselisa. Ärme aruta, kuidas Iraani sõda mõjutab rahvusvahelisi turge. Tänu Ground Newsi sponsorlusele saame esile tõsta midagi, mis võinuks tähelepanuta jääda. Blindspot uudisvoos märkasin lugu, kuidas USA leevendas Valgevene vastaseid sanktsioone, et leevendada väetisepuuduse mõju. See on Hormuzi sulgemise vähem käsitletud külg. Parempoolne meedia kajastas seda lugu vähe. Ja ma saan ka tagada, et saan laiemat vaatenurka, lülitades ümber, kas vaatan rahvusvahelist uudisvoogu või midagi, mis on rohkem kohandatud minu asukohale. Külastades ground.news /lines on maps või skaneerides QR-koodi saate 40% soodustust Vantage plaanile ja ligipääsu kõigile funktsioonidele. Suur tänu veel kord Ground Newsile tänase video toetamise eest. See viib meid Ukraina strateegia teise faasi. Kui Venemaa naftarafineerimistehased ei töötanud, pidi Kreml otsustama, mida teha ülejääva toornaftaga, mida puurkaevud edasi pumpasid. Lahenduseks oli toornafta eksport välismaale. Kuid ülejäägi eksport oli lihtsam öelda kui teha. Maailma tankerite turg ei olnud loodud 2022. aasta järgse süsteemi jaoks. Venemaa eksportis varem Euroopasse, võimaldades tankeritel teha lühikesi reise. Need tankerid saadeti nüüd Indiasse või Hiinasse. Ja kui me vaatame kaarti, siis jah, need riigid on tõepoolest kaugemal.
Need riigid jäid tankeritele kaugemaks, kuna nad eelistasid Houthide tõttu Bab al-Mandabi väina vältida ja sõitsid ümber Aafrika. Ja mis veel hullem, suundusid osa Lähis-Ida varudest, mis varem läksid Hiinasse, nüüd Euroopasse. Ja, see läks samuti hullemaks pärast Houthide juhtumit. Et kogu see varu liiguks sama veotempoga nagu varem, oleks vaja, et äkitselt ilmuks rohkem tankerlaevu. See pole võluvits, mida maailm kasutada saaks. Muidugi, sa võid ehk veenda mõnda tankerlaeva veel üheks reisiks remondi edasi lükkama, aga sellega sa tegelikku varustusprobleemi ei lahenda. Kui Ukraina suudaks ühe varilaevastiku tankeri rivist välja lülitada, seisaks mitte ainult selle tankeri nafta, vaid iga reisi järel jääks kogu sadamas ootav nafta seisma. Teine varilaevastiku tanker ei olnud kohe selle asemele tulemas. Kui sa ei tahtnud koalitsioonipartnereid iga 2 nädala tagant naftareostustega pahandada, võisid tühjad tankerid hävitada. Nafta jääb sadamasse igal juhul toppama. Peamine raskus oli tabada hästi kaitstud ja sageli kaugel asuvaid liikuvaid sihtmärke. Oleks olnud kasulik, kui Euroopa oleks varilaevastiku tankerite suhtes sanktsioone ja ohutusnõudeid jõustanud. Tagantjärele teame, et Venemaa pole neile meetmetele oluliselt reageerinud. Seetõttu on mõistlik, et Ukraina keskendub eskaleerivale tegevusele, nagu Venemaa pommitamine, samas kui Euroopa keskendub rahvusvahelise õiguse jõustamisele. Kirjeldaksin seda teist faasi kui tagasihoidliku edu Ukrainale, kuid see ei andnud sama tulemusi kui samal ajal kestnud rafineerimistehaste kampaania. See viib meid 2025 aasta lõppu, mil Ameerika avantürism hakkas muutma julgeolekukeskkonda. Ameerika Ühendriigid kehtestasid de facto blokaadi, karantiini. Quarantine. Venezuela sots. Nafta ei lahku enam riigist. Seekord suurendas pakkumisšokk tankerite kättesaadavust. Enamik kapteneid vältis Venezuela rannikule lähenemist, una USA rakendas poliitikat rangelt. Teatud Mehhiko toiduaustajad olid segaduses, aga nii see lihtsalt oli. Naftatankerite sihtimine jäi pärast seda endiselt väärtuslikuks, kuid mitte enam nii palju. Pewdley Kale oli kadunud. Tankeri uputamine võib olla väärtuslik ja saadab kaptenitele sõnumi, kuid ei takista Kremlil uut tankerit leidmast. Kariibi mere karantiin oli aga alles soojendus. Kerime kiiresti uude aastasse ja möödume Maduro erioperatsioonist. Ameerika Ühendriigid alustasid 28. veebruaril õhusõda Iraani vastu. Varsti pärast seda sulges Iraan de facto Hormuzi väina. Kõik keskenduvad bensiinihindade järsule tõusule väina sulgemise tõttu, kuid logistiliselt toimub midagi peenemat. Jah, mõned tankerid on lahe sees juba nädalaid kinni, kuid veel rohkem on neid, mis ei julge siseneda ja otsivad muid ülesandeid. Näiteks minna Venemaale naftat võtma. Kui võimalik, tuleks Vene varilaevastiku tankerid rivist välja võtta. Euroopa riigid peaksid jätkuvalt jõustama oma reegleid varilaevastiku tankerite osas. Kui oled Kiievis strateegiline planeerija, pole mõtet keskenduda vaid tankerite sihtmärkidele. See viib meid eelmise nädala sündmusteni. Ukraina on ilmselt taas fookust muutnud. Nüüd keskendutakse Venemaa nafta eksporditerminalidele. Olgu öeldud, et see pole täiesti uus. Eksporditerminalid vilksatasid video alguses näidatud ajajoonel. Läänemere sadamate tabamine on kauguse tõttu keeruline. Ja kuna eksporditerminalid on raskem plahvatama panna, siis võib-olla tahad saata sinna droonid, millel on suurem lõhkelaeng pardal. See on halb kombinatsioon, et me ei unustaks Diego Garcia juhtumit, kus kaugemale laskmiseks tuleb lõhkepead vähendada. Jätame koormate matemaatika kõrvale, mõtleme hoopis, miks me oleme selle arenguni jõudnud. Nüüd on nii nafta kui tankerite üleküllus. Mida aga ülekülluses ei ole ja mida pole ka lihtne laiendada, on Venemaa eksporditerminaalide arv.
Kui need hävitad, hävib kogu ökosüsteem. Las ma alustan tavapärase sõjaudu märkusega. Mõned selle loo täpsed üksikasjad erinevad sõltuvalt allikast, kuid juhtus midagi sellist. 22. märtsil ründas Ukraina Primorski naftaterminali hiiglasliku droonilainega üle Läänemere. Rünnakud olid suunatud terminali kaiadele, süüdates samal ajal põlema ka paar tankerlaeva, mis parasjagu laadisid. Primorski tavapärane 1 miljon barrelit päevas jääb nüüd lihtsalt maismaale kuhjuma. See oli alles soojendus. 25. märtsil saatis Ukraina sel aastal suurima droonilaine Ust-Luga terminali, ilmselt ka mõne drooni Primorski suunas. Tulemuseks olid taas peatatud operatsioonid, ilmselt Ust-Luga raudteesüsteemi katkestuse tõttu. Võimalik, et kai ääres olevad tankerid põlevad. Igal juhul eemaldati veel 700 000 barrelit päevas turult. Et segadust suurendada, ründas Ukraina Ust-Lugat uuesti 27. märtsil. Udust hoolimata võime kindlad olla, et tulekahju jätkub ja naftasaadetisi selle kirjutamise hetkel ei toimu. Hea meeles, et kuna kaalul on palju raha, alustab Venemaa ekspordiga kohe, kui saab. Teeme kiire arvutuse. Primorsk ja Ust-Luga annavad 40% Venemaa nafta ekspordist, mis jätab Venemaale alles 60% ekspordivõimekusest. Võttes aluseks West Texas Intermediate'i kui võrdlusaluse, siis 60% $94 ja 73 sendi pealt on $56 ja 84 senti. Võrdluseks, enne Iraani sõda maksis West Texas Intermediate $67 2 senti. Need rünnakud on Iraani Hormuzi väina sulgemise mõju enam kui tasakaalustanud. See ei ole täpne arv. Vene nafta hinnastamine ei toimu samal viisil nagu West Texas Intermediate'i puhul. Vene nafta hind järgib üldiselt maailma hindu, sest turujõud mõjutavad seda ning saame jälgida West Texas Intermediate'i hinnamuutusi. Protsentuaalne võrdlus on õiglane ja Ukrainale soodne. Teisest küljest olgu selge, siis see ei muuda olukorda Ukraina jaoks otseselt paremaks. Mis oleks Ukraina jaoks veel parem, oleks see, kui Iraanis sõda ei toimuks. Nafta hind oli endiselt $67 barreli kohta. Ukraina lõi Venemaal Balti terminalid rivist välja. Terminalide rünnakud toovad esile 2 tähtsat küsimust. Küsimus on, kas Ameerika Ühendriigid aitasid seda operatsiooni luureandmetega. Trumpi administratsioon ei soovi enam teha midagi, mis tõstaks kütuse hindu. Oleme näinud erandeid sekundaarsetest sanktsioonidest riikidele, kes impordivad Vene ja Iraani naftat. Seega aitamine selles oleks Valge Maja poliitikaga vastuolus. Või siis keegi CIA-s või kusagil mujal andis Ukrainale selle info niikuinii edasi, kuna talle polnud otseselt öeldud, et ei tohi. Puudub reegel, mis keelaks Ukrainale luureinfo andmise. Ja on olnud teateid, mis viitavad sellele, et luurekogukond on palju rohkem huvitatud Ukraina aitamisest kui Valge Maja. Igal juhul on see Ukrainale hea uudis. Kas luureinfo liigub endiselt või suudab Ukraina neid lööke iseseisvalt teha? Teiseks on küsimus operatsiooni jätkusuutlikkuses. Venemaa ei jää tõenäoliselt pikaks ajaks 40% võrra väiksema võimsuse peale. Mind ei üllataks, kui selle kuulamise ajaks on osa võimsusest juba taastatud. Ja kui rääkida Venemaa remonditööde nurjamise katsest, siis kui naftaterminalid on nüüd Ukraina uus peamine sihtmärk, võib arvata, et Venemaa suunab oma kaitse vastavalt ümber. See võib tähendada rohkem õhutõrje paigutamist Valgevenesse, kuna üks Ukraina 2 lennutrajektoorist viibis pikalt Venemaa liitriigi partneri kohal. Ukraina droonid ei teinud seda rünnakut veatult. 2 läksid kursilt kõrvale, üks neist näib olevat puudutanud puud Läti metsases piirkonnas ja seejärel kukkunud alla ilma vahejuhtumiteta. Selliseid ehtsaid fotosid näeb harva, kuid see pärineb otse Läti kaitseministeeriumist. Teine kursilt eksinud droon tabas Eesti elektrijaama korstnat, kuid peale selle muud kahju ei tekitanud.
õppimine ja täiustamine on võtmetähtsusega, et muuta pealkiri 40% praegu võrguühenduseta lihtsalt 40% võrguühenduseta. Punkt. Hoia seda meeles. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Ukraina on sõja arenedes kohandanud oma energiataristu vastast kampaaniat. Praegu on eksporditerminalid Venemaa nõrk koht. Ukraina on ajutiselt võrguväliseks viinud 40% võimsusest, mis ületab Hormuzi sulgemise majandusliku kasu. Kuid Ukraina töö pole veel lõppenud. Täname Ground Newsi tänase video toetuse eest. Minge lehele ground.news/linesonmaps või skannige QR-koodi, et saada Vantage plaanilt 40% allahindlust. Minu jaoks teeb see nüüd kokku 28 järjestikust päeva. Arvan, et täiskasvanu kohustused võtavad järgmisel nädalal võimust, aga seni oli see huvitav seeria. Vaatage mõnda minu teist videot, et pidu jätkuks. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Ole tubli!